Siin on nii mõndagi käsitleda, ma igaks juhuks võtan lisaaja kohe ära. Igaks juhuks 3 minutit lisaks, kokku 8. Aitäh, härra juhataja, head kolleegid. No selle teema käsitlemiseks tuleb nüüd minna rohkem ajas tagasi kui möödunud aasta lõppu või sellesse kevadesse. 9. oktoobril 2023, siis ma olin veel majanduskomisjoni liige, arutati majanduskomisjonis seda kestlikkusaruannet, standardeid ja nii edasi. Ja ma avaldasin mitu korda seal komisjoni istungil seisukohta, ärme kehtesta selle aruande esitamise kohustust. Ma ütlesin, et okei, ma oleksin nõus sellega, et me kinnitame mingisuguse standardse vormi, et kõik ettevõtjad, kes vabatahtlikult tahavad seda aruannet esitada, et siis vorm oleks ühtne ja need aruanded oleks võrreldavad, aga ärme kehtesta kohustust. Vaidlesid minuga ministeeriumi ametnikud, vaidles minuga ka toonane majanduskomisjoni liige Andres Sutt, rääkides, kui vajalik on selle kohustuse kehtestamine. 9. oktoober 2023. Eelmine aasta olid Europarlamendi valimised. Enne parlamendi valimisi otsustas Ursula von der Leyen, et selleks, et tagada oma võimul püsimine, tuleb kasutada taktikat, mida Kaja Kallas oli kasutanud Eestis. Lubada midagi, mille täitmisest pärast mitte hoolida. Mäletate, Eestis Kaja Kallas ütles, et maksud ei tõuse ja siis kohe peale valimisi ütles, et ma valetasin. Ursula tegi seda, et ta ütles, et me kogu selle rohepöördest tuleneva hulluse keerame tagasi. Leevendame, vähendame bürokraatiat, nõudeid ja nii edasi. Valimised said läbi, õnnestus koalitsioon kokku klopsida ja Ursula astus pulti ja ütles, loomulikult tuleb rohepöördega edasi minna. Küll aga tõepoolest see mõte kuidagi ta pähe jäi püsima, et see kestlikkusaruanne tuleks võib-olla ikkagi mitte kohustuslikuks muuta. Ja siis hakkasid Euroopas sellesuunalised rattad veerema, kuna Ursula on ka selle poliitperekonna tähtis esindaja, kui Isamaa kuulub, eks ka Isamaa vaatas suure juhi poole ja leidis, et eelnõu on hea ette valmistada ja mõnes mõttes ongi hea eelnõu. Tore, et kolleegid eurooplastest selles osas eeskuju võtsid, milles osas oli mõtet eeskuju võtta. Aga kui nüüd siin kolleeg Vaga tuli kolleege Isamaast süüdistama selles, just kui nad muraksid lahtisest uksest sisse, et näed, 7. aprillil juba ELAK-is Euroopa Liidu asjade komisjonis tehti otsus, et minnagi läbirääkimistel Euroopaga, et see aruandekohustus kaotada, siis vastupidi, Kristo. Sina murad lahtisest uksest sisse. Isamaa andis eelnõu sisse 19. märtsil. ELAK hakkas 7. aprillil arutama seda, mida valitsus oli otsustanud 3. aprillil. Ja ma arvan, et valitsus selle 3. aprilli otsuseni võiski jõuda kahest impulsist lähtuvalt. Vaadake, Sutt oli vahepeal ministriks saanud, istus valitsuse laua taga ja ju ta hakkas meenutama, et oot, juba siuke 1,5 aastat tagasi vaidlesime Epleriga ja tegelikult tuleb tunnistada, et Epleril oli mõistlik seisukoht, et vaatame, mis see seisukoht oli. Vaatas seda seisukohta, samal ajal ametnikud kandsid ette, et Isamaalt on ka tulnud ettepanek see kohustus ära kaotada, ja siis tuldigi Euroopa Liidu asjade komisjoni tohutult justkui enda ettepanekuga, et läheme Euroopasse välja jutuga, et teeme ettepaneku muuta kestlikkusaruannete esitamine vabatahtlikuks. Ja siis teine kolleeg meil Reformierakonnast, Hanah Lahe, täna siin justkui räägib, et küll see on halb, et siuke aruanne ära kaotatakse, küll on hea ja vajalik aruanne. Vaatan protokolli, Hanah ELAK-is jällegi hääletas poolt. Et kas ka noor kolleeg on õppinud juba sellise, poliittehnoloogiaga siin tegelema, et räägib oma noortele fännidele, et see on hea aruanne, aga tegelikult kui hääletamiseks läheb, siis hääletab poolt, sest kes see noortest fännidest ikka seda ELAK-i protokolli loeb. Aga nüüd siis alguse juurde tagasi. 9. oktoobril ma vaidlesin, põhjendasin oma seisukohti. Ärme tee seda aruannet. Mulle vaieldi vastu, 1,5 aastat läks mööda, tuli tunnistada, Epleril oli õigus. Ma ennustan, et me siin 1,5 või 2 aasta pärast hakkame jõudma eelnõudeni, kus energeetika osas, metsanduse osas ja muus hakkavad tulema eelnõud, kus tuleb tunnistada, et kui protokolle vaadata, tehakse asju, mille kohta Epler juba tükk aega tagasi ütles, et kuidas tuleks teha. Nii et kuulake tähelepanelikumalt. Aitäh!